Kõik organismid on tehtud rakkudest ja rakud põhimõtteliselt on sellised hästi pisikesed jupid, mis suudavad iseseisvalt põhimõtteliselt omada kõiki elutunnuseid. Elutunnused siis on näiteks see, et tal on ainevahetus ja ta kasvab või areneb või et ta näiteks suudab paljuneda. Sellised elutunnused siis. Ja põhimõtteliselt rakud on erinevad. Üks viis, kuidas rakke jaotatakse, on selle järgi, et kas neil on tuum, mis on nagu kaetud mingisuguse kestaga. No põhimõtteliselt, kui sul on rakk, siis ma praegu joonistan mingi lihtsustatud rakku ja mingi plönn. Ta on mingi parema plönni. Mingi plönn. Põhimõtteliselt mõnel juhul ta on ka selline natuke struktureeritum plönn. See on näiteks taimerakk. On selline struktureeritum. Nad võivad olla väga erineva kujuga, nad on 3D, nad ei ole 2D, aga lihtsalt ma ei saa 3D väga hästi joonistada. No, mingi selline ma ei oska 3D jublakat joonistada, aga igatahes põhimõtteliselt nad on sellised jublakad ja nende sees on erinevad asjad, mis teevad erinevaid asju. Näiteks samamoodi, kui sa mõtled inimese peal, on ju inimese sees on näiteks süda, mis mingi pumpab verd, või sul on mingi kopsud, mis hingavad, või sul on mingi rasvakiht, mis talletab mingeid toitaineid. Siis rakkudel on sarnane asi, aga kui me kutsume enda näiteks südant ja makse ja neid asju organiteks, siis rakkudes neid kutsutakse organellideks. Organell. Põhimõtteliselt nagu raku organ. Näiteks võib olla rakul selline organ, nagu on olemas mitokondria loomarakkudes. Ja ta on selline asi, mis põhimõtteliselt toodab energiat. Või siis näiteks, on ju rakkudel on tuum. See on ühe raku tuum. Raku tuum on põhimõtteliselt nagu see, kus ta hoiab oma geneetilist materjali ja samuti ka see jupp, millega ta põhimõtteliselt kontrollib või juhib seda raku elutegevust ja paljunemist. Taimedel on natuke erinevad, aga põhimõtteliselt üks oluline erinevus, mis nüüd tehakse, on see. Üks viis on ju, kuidas rakke jaotada, on see, et kas ta on looma, taime või seene oma. Nendest ma teen ka eraldi videod ja seletan, kuidas nad erinevad. Aga teine on see, et kas ta on eeltuumne või päristuumne. Põhimõtteliselt nii, rakk. Päristuumne. Päristuumne põhimõtteliselt tähendab seda, et tal on tuum. On tuum, mis on siis kaetud selle kuidas öelda, tal on nagu kaetud tuum, ehk siis tal on nagu eraldi piiritletud rakutuum, mis on kuidagi mingi asja sees. Ja siis teine on eeltuumne. Ja temal põhimõtteliselt rakutuuma kui sellist nagu eraldi piiritletud rakutuuma ei ole. Ja tal puuduvad ka sellised organellid, mis on nagu eraldi nagu membraaniga kaetud. Ehk siis temal põhimõtteliselt on mingi pudru igal pool ringi ja päristuumsetel on niimoodi pakitud jublakad, mis teevad erinevaid asju. Ja kui me vaatame, päristuumsete kohta öeldakse ka eukarüütne. See on mingi kreekakeelsest sõnast, eukarüütne. Põhimõtteliselt tähendab sama, mis päristuumne. Ja temal on näiteks seened, näiteks loomad, näiteks taimed. Samuti ka prostid, mis ei ole sama asi, mis isikud, kes teevad teatud tööd, vaid need on lihtsalt üks nagu jaotusüksus siin. Ja siis kui me räägime eeltuumsetest, siis need on üldiselt bakterid. Bakterirakud. Ja nüüd põhimõtteliselt on võimalik ka see, et sul üks organism põhimõtteliselt ongi ainult ühe raku suurune. Paljud bakterid on sellised, kes ongi lihtsalt üks rakk ja nemad elavad ja teevad omi asju lihtsalt olles üks rakk. Aga inimesed on organismid siis, kes koosnevad mitmetest rakkudest või näiteks, jänesed või õunapuud on samuti mitmetest rakkudest koosnevad.
Ja siis on põhimõtteliselt selline asi nagu rakuteooria. Ja rakuteoorias on paar põhiseisukohta, mis on minu meelest hästi loogilised. Esimene rakuteooria seisukoht on see, et kõik organismid ehk kõik nii-öelda elusolendid on rakulise ehitusega. See on ka nii-öelda üks nendest elutunnustest. Siis teine rakuteooria põhiseisukoht on see, et põhimõtteliselt iga rakk tuleb sellest, et olemasolev rakk paljuneb. Põhimõtteliselt rakud paljunevad niimoodi, et nad jagunevad 2, ehk siis põhimõtteliselt see ütleb lihtsalt seda, et rakud tekivad ainult olemasolevatest rakkudest. Ja kui sul on mitterakkuline mingisugune asi, siis sellest rakke ei tule. Näiteks, kui sul on kivi, siis sellest ei tule lihtsalt rakke, aga kui sul on inimene, siis inimene kasvab just tänu sellele, et rakud inimese sees paljunevad. Ja siis kolmas rakuteooria põhiseisukoht, mis on ka viimane, on ka samuti hästi loogiline, on lihtsalt see, et raku ehitus ja talitus on omavahel kooskõlas. Ehk siis rakk teeb seda, milleks ta on mõeldud, rakk on sellise kujuga, nagu on vaja, et tal oleks, et ta saaks mingit ülesannet teha. Näiteks, kui sul on mingisugune nahk näiteks, naharakud on pigem sellised, naharakke on ka erinevaid, aga ütleme, et nagu näiteks mingid kattekoerakud võivad olla sellised, mis on hästi lapikud ja lihtsalt kattavad hästi suurt pinda. Sellised võivad olla mingid kattekoerakud. Aga samas võivad olla ka rakud, siis nende eesmärk on lihtsalt see, et nad katavad mingit pinda. Aga samas võivad ka olla sellised hästi nii-öelda nagu jämedad nii-öelda. Näiteks, kui sul on mingi koht, mis nagu vajab rohkem kaitsmist. Et nad peavad olema tihedamalt, nad peavad olema nagu rohkem üksteise kõrval koos ja siis nad ka on sellised. Või siis näiteks, kui sul on munarakk, siis munaraku kuju ja nagu organellid, mis tema sees on kooskõlas sellega, mis munarakk peab tegema. Ehk siis raku ehitus, talitus on omavahel seotud. Minu meelest ka hästi loogiline. Jah. Aga ma arvan, ma räägin sellest, missugused on nagu taime, looma ja seenerakk natuke mingis muus videos, nii et see on põhiülevaade rakkudest.